korrutamise abivalemit tegurdamisel ja vaatleme siis ülesandeid, kus avaldis on juuravaldis ja ülesandeks on selle juuravaldise tegurdamine. Esimene ülesanne m pluss 4 ruutjuur m-ist pluss 4. Paneme tähele, et tegemist on 3 liikmega ja see annab meile vihje sellest, et võib-olla õnnestub meil kasutada valemit a pluss b ruudus ehk summa ruutu. Nüüd võrdleme meie liikmeid ja valemi liikmeid. Kui me oletame, et m on a ruut ja 4 on b ruut, siis selle valemi järgi me võime ümber kirjutada ruudus summa. Summa on siis ruutjuur m pluss 2. Ja nüüd jäi viimane kontroll, kas 4 ruutjuur m on kahekordne korrutis a-st ja b-st ehk kas 2 korda ruutjuur m korda 2 on 4 ruutjuur m. Loomulikult 4 ruutjuur m, nii et seega võib väita, et meie antud avaldis ei ole midagi muud kui summa ruut ja me oleme uuesti saanud 2 tegurit ruutjuur m pluss 2 korda eesmärk oligi korrutiseks teisendamine ning ruutjuur m pluss 2. Oleme tegurdanud. Ülesanne 2. Vaatame tegurdamiseks avaldist 15 x miinus 13. Tundub, et see avaldis ei ole tegurdatav. Aga kui me mõtleme nüüd ruutude vahevalemist ja kirjutame ta ruutjuurte jaoks lahti, siis ka meie antud avaldis teisendub korrutiseks. 2 sulgu miinus pluss ja 15 x ei ole midagi muud kui ruutjuur 15 x-ist mõlemale 15 x ja 13 on ruutjuur 13 pluss ruutjuur 13. Ja uuesti meil on tegemist 2 teguriga, korrutamine on 2 sulu vahel ja ülesanne on täidetud.